Aastal 2020 on Eesti transpordilahendused rongidest jalgratasteni ja autosõidust jalutamiseni ühendatud terviklikku süsteemi. Sobivad ümberistumisvõimalused, arusaadav ja ajakohane reisiinfo ning muretu maksmissüsteem teevad Eestis ringiliikumise mugavaks nii kohalikele kui ka külalistele. Maakondade tõmbekeskustes on ehitatud või rekonstrueeritud 20 raudtee- ja bussijaama. Näiteks on uus bussiterminal Pärnus ning Narva ajalooline raudteejaam on rekonstrueeritud. Uute ühistranspordisõlmede juures on turvalised võimalused autode ja jalgrataste parkimiseks. 2020. aastal viib tramvaid mõne minutiga Tallinna kesklinnast lennujaama ning ka teistest maakonnakeskustest saab sinna vähem kui 3 tunniga. Lennujaamast omakorda lähevad 2 korda päevas lennud olulisematesse Euroopa keskustesse. Suurematest teeprojektidest on 2020. aastaks lõpule viidud Tartu ümbersõiduehitus. Tallinnas on ehitatud eritasandiliseks Haabersti ristmik ning Vanasadama ühenduste parandamiseks on rajatud uus tänav Vanasadamast Russalka ristmikuni. Tallinna-Pärnu maanteel on valminud esimene 2+1 maanteelõik Ääsmäe ja Kernu vahel ning Tallinna-Tartu 4-realist teed on pikendatud vähemalt 18 kilomeetri võrra Kosest Arduni. Aastal 2020 on linnaõhk puhtam, kuna iga 10. sõiduk sõidab gaasil või elektril. Ka kogu uus ühistranspordi veerem on bensiini- ja diislikütuse vaba. Suuremates keskustes on liidetud ühistranspordisüsteemiga autod ja jalgrattad, mida igaüks saab endale lühirendiga laenutada. Kõigi nende uuenduste kasutamise teevad mugavaks reaalajas reisiplaneerija ning üleriigiline piletisüsteem. Vali endale sobivaim transpordivahend ja marsruut, astu ühistransporti või rendi endale nutitelefoni abil kas ratas või auto ning asu teele. Sinu reis registreeritakse automaatselt ja arve kõigi oma liikumiste kohta saad kuu lõpuks. 2020. aastaks on ühistranspordi kasutajate jalgsi ja rattaga liikujate arv kasvanud 50%-ni. Rongireisijate aastane arv on kasvanud 8,8 miljonini. Kokku on ehitatud või rekonstrueeritud 110 kilomeetrit raudteelõiki ja 115 kilomeetrit üle-euroopalise transpordivõrgu osaks olevaid maanteid. Nii olemegi aastaks 2020 astunud suured sammud tuleviku poole, kus teed on korras, autod ei saasta õhku, ühistransport on igapäevasõitudeks eelistatuim liikumisviis ning igaüks saab mugavalt ja kiirelt sõita sinna, kuhu tahab.